Nii, tere kallis kuulaja, oleme jälle tagasi, väike paus on vahepeal tulnud sisse podcasti salvestamisel, aga jah, saime jälle Viljamiga kokku, tulime Tallinnasse. Tallinnasse tulime sellepärast, et Tallinnas on hästi palju lahedaid inimesi, kes tahavad meie podcasti tulla ja rääkida siin igasugu asju. Et täna meil on külaline ka. Viljam, kes meil külaliseks on? Külaliseks on Madis Taru ja tema on Crypto.ee looja ja vedaja. Jah, et ega isiklikult ma Madisest palju rohkem ei teagi, aga eks me saame siin tunni jooksul või natuke peale saame rohkem teada. Aga Madis, äkki sa tutvustadki ennast paari sõnaga, kes sa oled, kus sa tuled, miks sa siin oled? Ja tere minu poolt, olen Madis ja krüptosektorisse olen ma siis kuidagi jõudnud. Varasemalt on meil taust siis reklaamimüügis, olen sellise välimeediafirma nagu Linnaekraanid üks asutajatest ja selline veel teine siuke hobitöö on mul siis tennisekohtuniku töö, et olen rahvusvahelise kategooriaga tennisekohtunik. Aga mida aeg edasi, seda rohkem palub mind krüptomaailm, Bitcoin ja see on mind siis selles sektoris hoidnud ja mis on siis ka lõpuks siis jõudnud Crypto.ee portaali loomiseni, kus siis kajastan teemakohaseid uudiseid ja olen ka võtnud fookusesse krüptokoolituse teema. Okei, aga äkki räägidki sellest, et kuidas sa üldse jõudsid krüptoni ja Bitcoinini, kuna sa jõudsid ja milline su see teekond oli siis? Esimest korda kuulsin 2013 Bitcoinist, sõber rääkis ja ütles, et selline põnev interneti raha on nagu Bitcoin. Ja ma isegi täpselt ei mäleta, mida ta mulle täpselt too hetk rääkis, aga minule seostus see kohe nagu mängurahaga, et kas teie mäletate, kunagi oli hästi populaarne siuke mäng nagu RuneScape? Ja. Ma mäletan ka kooli ajal sai arvutiklassis seda mängitud ja mina sain, esimene siis seostus oligi, et selge, et see on midagi sarnast nagu RuneScape'i kuld oli, vaata, on ju. Et see oli minu selline esimene arusaam. Ja läks natuke aega mööda, see sama sõber rääkis, et kuulaga, et seda Bitcoini saab ju tegelikult nagu kaevandada, on ju. Siis mul oli nii, et mis mõttes kaevandada, mis see tähendab. Et et paned arvuti videokaardi nagu huugama ja nagu saad seda siis teenida. Ja mul oli see nagu nii mõistmatu, et mismoodi nagu, et minul seostus videokaardid, et nagu mängijatel on tavaliselt head videokaardid, et ja ikkagi see nagu mänguteema nagu oli minu jaoks nagu, et ka mingi mänguraha, no, et mis mõttes kaevandada, see oli nagu nii kauge. Aga igal juhul selle sama sõbraga me koos panimegi siis püsti mingi minikaevanduse, tema oli nagu tehnilisem, tema nagu oskas seda kokku panna paremini ja mina nagu panin siis lihtsalt nagu ka raha sinna alla. Ja siis me nagu kaevandasime seal 2013-2014 ma arvan ajal, kui ma õigesti mäletan, see ei olnudki Bitcoin, mida me kaevandasime, see oli Litecoin, mille me siis müüsime, vahetasime Bitcoini vastu. Ja see projekt meil siis, ma arvan, kestiski võib-olla siuke pool aastat, kuni siis Bitcoini hind tolle ajal, ma ei mäleta neid numbreid enam, aga see langes ikka väga madalale ja voolu hind oli, elektri hind oli tol hetkel kohe oluliselt suurem kui see ühiku enda väärtus. Ja siis me lõpetasime selle projekti ära, müüsime need videokaardid maha ja siis peale seda oli siukene, ma arvan, 2-aastane vaikus, et ma mõtlesingi, et oli mingi tore siuke mänguprojekt, et ei läinud käima, aga oli nagu fun, on ju. Okei. Ja 2013-2014 siis vist äkki oli see, kui Bitcoin esimest korda jõudis $1000 või? 2013 oli vist. Ja võt see 1000 oligi just see piir, kus me nagu eufooriliselt vist alustasime seda kaevandamist, mõtlesin, et $1000, kuidas, see tundus ikka nii absurd, kuidas saab mingil asjal $1000 väärtus olla, mis kuskil virtuaalmaailmas. Ja ta langes ikka sealt kolinal, ma ikka... Ta oli vist kuskil seal mingi $200 juurde või midagi sellist lõpuks stabiliseerus või isegi rohkem. Aga seal jah. Okei. Aga kus sul nagu, siis tuli karuturg peale, on ju, siis oli riistvara läks müüki või kuhu iganes ja nii-öelda unustasid asja ära, aga kus see uuesti su huvi tekkis või mis see tagasi tõi selle asja juurde siis? Siis tagasi tulin kuskil see 2016-2017 paiku, kus ma mäletan, et too aeg oli see jube kõva debatt oli selle Bitcoini
ploki suuruse ümber, mis siis lõpuks viis Bitcoin Cashi tekkimiseni. Ja sellel aja jooksul ma siis hakkasin nagu natuke rohkem juba uurima, tekkis siuke suurem huvi, et okei, et ta nagu endiselt Bitcoin nagu eksisteerib, et ta ei olegi nagu ära surnud, et nagu midagi ikkagi peab seal nagu olema. Hakkasin nagu rohkem siis minema süvitsi. Ja siis nagu hakkasid tekkima ka mingid esimesed kanalid, kust nagu sai rohkem infot ja sealt maalt ma nagu tulin siis nii-öelda sinna sektorisse võib öelda rohkem ja tekkis selline esimene suurem huvi. Ja siis võib-olla järgmine selline suurem samm oligi, kui oli siis 2020, kui tuli COVID ja oli ka rohkem vaba aega, siis ma ka sain aru, et seda materjali nagu eestikeelset materjali krüptoteemadel ja Bitcoini teemadel on kahetsusväärselt vähe ja siis tuligi idee teha selline portaal, kus siis lugeja saab ennast harida ja nii-öelda, keda huvitavad krüptorahad ja plokiahel, et siis koondada sinna nagu infot. Okei. Ja selle podcasti algus oli ka täpselt sama, et eestikeelset infot on nii vähe lihtsalt. Sellepärast hakkasimegi. Ja mul oli ka kohe nagu rõõm näha, kui ma nägin, et selline podcast on tekkinud, siis kohe võtsin teiega ühendust. Väga hea. Okei, aga kui nagu Bitcoini vaadata, on ju, et seda saab vaadata rahana, ma ei tea, protokollina, ökosüsteemina, et seda saab nii mitme nurga alt vaadata, et nagu mis sinu puhul see paelus, et kas nüüd see aspekt, et on nagu uus tuleviku raha või midagi muud selle juures? Ja väga õige, nagu sa ütlesid, saabki vaadata väga mitut moodi. Kui ma peaks välja tooma nagu ühe sellise kõige olulisema, mida mina siis kõige esimesena välja tooksin kellegile, kes on Bitcoinis uus, siis mina ütleksin, et kõige üks olulisemaid asju on see, et Bitcoin on usalduse platvorm. Et see, et mängija A saab usaldada mängijat B kuskil teises maailma nurgas, ilma et ta teaks, kes on teisel pool, ilma ühegi keskse organita, on selles mõttes revolutsiooniline. Ja ma aga leian seda oma sõprade tuttavatega rääkides, et see liiga palju on Bitcoini puhul fookus sellel nagu raha aspektil. Ja kuigi see on ka nagu oluline, siis pigem ma nagu paneks seda üsna tahaplaanile, sest elektrooniline raha on meil ammu olnud, on ju. Selles ei ole midagi uuenduslikku. Aga just see usalduse platvorm, mis siis on saavutatud ilma ühegi keskse organita, see on novaatorlik. Ja kui inimene küsib siis, et no okei, et keda ma siis usaldan või mida ma usaldan, siis tegelikult ju vastus on see, et matemaatikat usaldada, on ju. Et meil on avalikud reeglid, mis on kõigile näha, mis on koodi kirjutatud ja mida ei saa siis keegi nii-öelda omavoliliselt muuta, on ju. Et see on see väärtus, mis mina nagu kõige esimesena nagu välja tooksin, on ju. Ja, et see usalduse küsimus, see on jällegi, teise nurga alt on Bitcoini puhul ongi see, et seda on nii lihtne kontrollida, et see plokiahel on nii-öelda tule ja veekindel, et ongi, et nagu bitcoineritel on see ütlus, et ära usalda kontrolli, et sa ei pea tegelikult usaldama kedagi, sa saad iga kell järgi lihtsalt kontrollida plokiahelast, kas see tehing on tehtud, et mis päriselt on, et ei ole sellist asja, et keegi ütleb, et kuule, ma saatsin raha ära ja siis sa mõtled, et ei tea, kas ta ikka saatis selle, et kas see nüüd kuskil panga asja taga kinni või mis värk on, et siis sa lihtsalt võtad selle ploki Exploreri lahti, vaatad, kas see tehing on reaalselt järjekorras, või on see tehing juba kinnitatud ja kas see on tehtud, et see väga lihtne on kontrollida seda tagantjärgi, et see on jah, ja ongi, et ta kaotab selle usaldavuse just mingi keskse isiku vastu ära, et see minu arvates. See on väga oluline. Enamus inimesi, ja ise ka alguses, mina tulin ka siia maailma, et okei, et ma ostan nüüd nii palju eurode eest ja siis mul on homme rohkem. See on alguses kõigil, see on normaalne ka, aga mida rohkem sa ise nagu süvened sellesse teemasse, siis sa saad aru, et see nagu see rahaline väärtus eurodes, see ei ole nagu tegelikult nii tähtis, siin on nagu, see on nii maailma uute tehnoloogia, et siin on nagu tähtsus on ikka väga mujal, nagu see usaldus. See on. Ja veel, nagu sa ütlesid, selle usalda, aga kontrolli siis... Ära usalda kontrolli. Jah, seda mõtet veel jätkates, et isegi kui sa vaatad tehnilise poole pealt Bitcoini, siis ka noded ju sa võid ju Bitcoini võrgus nii-öelda siis avaldada või saata ükskõik milliseid tehinguid, aga noded on just need, kes siis kõik siis tehingud üle vaatavad ja lappavad plokiahela kuni esimesest tehingust kuni kõige viimaseni üle ja kontrollivad ikka, et kas sul on see hulk Bitcoini, mida sa väidad, et sa soovid kulutada, on ju. Et just see ära usalda kontrolli peab paika, jah. Ja
ja ongi, seal on see mitu faktorit, üks on need noded, on ju, ja teiselt poolt on kaevandajad, kes siis omakorda neid plokke kokku panevad, mida noded kontrollivad, et kas kaevandajad on õiged plokid kokku pannud ja kõik see, et noh, siis tahakski, okei, sa mainisid, et te kaevandasite Litecoini, on ju, tollel ajal vist äkki siis enam Bitcoini videokaardiga ei saanud kaevandada või? Täitsa võimalik, et vot sel ajal mina nagu seda tehnilist poolt üldse ei jaganud aga see võis küll olla jah, sel põhjusel. Okei, aga noh, kui siit minnagi, et jõudsime kaevandamise juurde ja siis hästi suur teema on kaevandamise juures ja Bitcoini juures alati inimestel see energiatarve, et kõik väidavad, et või noh, mitte kõik, aga suur hulk inimesi väidab, et see on nii halb, see on paha, et mis sa sellest poolest arvad üldse, et kogu see elektri kulutamine selle avaliku pearaamatu turvamiseks siis nii-öelda, et kas see on väärt seda, et seda energiat sinna kulutatakse, kas seda peaks kulutama või peaks midagi muud kasutama? Ja, et sellele küsimusele saab läheneda mitut moodi, aga hästi nagu filosoofiliselt. Mulle väga meeldis see üks teie varasemaid külalisi, Risto Rossaar, tõi väga hea nagu nüansi välja, et ütles, et kelle asi see on nagu üldse öelda, et mis asi on nagu otstarbekas energia kulutamine või millele nagu tohiks justkui kulutada energiat, aga või millelegi ei tohi, et see oli hea näide, et ütles, et aga Netflixi vaatamine, et ma võiks öelda, et see on ju mõttetu tegevus, on ju. Kõik need serverid huugavad, et see on, vaata kui palju sinna läheb energiat, on ju, nagu mõttetu tegevus, on ju. Aga just see ongi selline natuke filosoofiline lähenemine, et kes üldse nagu võib niimoodi öelda, et mis on mõistlik ja mis ei ole. Aga no veel, kui nüüd siis nagu numbritest rohkem rääkida, siis mis ikkagi vägagi paljudele on ebaselge, on see, et suuremad Bitcoini kaevandused koonduvad ikkagi kohtadesse, kus energiat on üle. Sest et energia kättesaamine on neile ülioluline, et see oleks odav. Et noh, see, kui keegi kaevandab kuskil kodus, noh, need on nagu kuskil kesklinnas, on ju, noh, need on ikkagi väga väiksed näited. Suured kaevandused on just ikkagi kohtades, kus energia on odav, kus seda on üle ja et see, et keegi nüüd kuskile asustusse teeb nüüd mingi elektrijaamad, et hakata Bitcoini kaevandada, no see ei ole nagu, noh, see on natuke absurd. Ja veel arvudest, kui ma vaatasin viimati, et Bitcoin tarbib siis kuskil aastas 120 teravatt-tundi energiat, on ju. No, viimati, kui ma vaatasin. Nüüd inimesed peavad ka mõistma, et kuskil 50 000 teravatt-tundi aastas kulub niikuinii tühja. See on siis see vool, see energia, mida ei ole kuskile rakendada, on ju. Ei ole nii palju tarbimist, eks ju. Noh, hüdroelektrijaam töötab, on ju. Sa ei saa öelda, et kuule, et veel, et ära voola nii kiiresti, et meil ei ole nii palju majapidamisi taga, on ju. See läheb niikuinii kuskile ära, on ju. Ja nüüd Bitcoini need kaevandused koonduvadki sinna juurde, et see nagu ära napsata. Ja noh, need arvud 120 teravatt-tundi aastas versus 50 000, on ju. Kadu väike. Täiesti marginaalne number. Nii marginaalne number. Nii, ja nüüd, kui me võtame veel järgmise punkti aspekti, mida me siis sellest saame, on ju? Mida me saame selle 120 teravatt-tunni eest aastas? Me saame sellest maailma kõige turvalisema, detsentraliseeritud võrgu. Ja mis nüüd kaasab pangandust, rahandusse, noh, hinnanguliselt on kuskil 2,5 miljardit inimest maailmas, kellel puudub igasugune ligipääs pangandusele. Nii, nüüd me saame Bitcoiniga esimest korda elus, nad saavad osaleda majanduses, nende majandusenergia saab tulla nagu nii-öelda maailma. Ma arvan, et see on nagu väga hea, väga aus nagu diil, on ju. 120 teravatt-tundi energiat selleks, et nagu kaasata kõik inimesed, kes soovivad osaleda nagu rahanduses, kes varem ei saanud ühel või teisel põhjusel, on ju. Ja siin on hea võrdlus on ka see, et esimese maailmasõja alguses lõpetati see kullastandard ära ja siis tänu sellele riigid saavad ennast rahastada üksikku palju kaasa arvatud sõdasid ja terve eelmise sajandi kõikides sõdades ja totalitaarsete režiimide poolt hukatud inimeste arv oli 160 miljonit. Ehk siis mina arvan, et see 120 teravatt-tundi, et pigem valime selle, kui see hukkunud ära. Jah, kui vaadata, et noh, ma ei tea, USA dollarit ju kaitstakse pigem selle sõjaväega, ja arvutage siis ümber, et sõja, see on hea termin, polegi kuulnud seda. Sõjatõendusmeetod. Jah, et kui sa nüüd arvutad ümber, et palju selle sõjatööstuse peale energiat kulutatakse, siis ma arvan, see number on kolossaalselt suurem tegelikult, kui see 120 teravatt-tundi, mis Bitcoinis on. Ja noh, huvitav veel, kusjuures hiljuti ma nägin just graafikut, ma
numbrite meeldejätmisel on hästi halb, aga see, et see efektiivsus nagu selle kaevandamise puhul, et kuigi see hash rate, see räsimise määr on nagu kogu aeg kasvanud, siis tegelikult see energia, mis selle hashimise peale kulutatakse, et see nagu selle ühe hashi kohta siis tegelikult muutub aina väiksemaks, et järjest efektiivsemaks lähevad nii need kaevandusmasinad kui siis kogu see tehnoloogia üldiselt, et nagu see on ka väga huvitav, et nagu võrk saab ikkagi kõvasti turvalisemaks kogu aeg, aga alati järjest efektiivsemal moel, et just nägingi, et need Bitcoin või need Antminer S9, mis olid 2017, 2018 vist olid hästi populaarsed, et need on tegelikult tänaseks, neid enam turul ei olegi, et need on nagu kõvasti efektiivsemad masinad turule tulnud, et see tegelikult kiirendab seda selles mõttes tehnoloogia arengut ka ja samamoodi ju selle kaevandamisega, kuna need kaevandajad otsivad alati kõige soodsamat energiat, mis on kõige rohelisem, et siis tegelikult kiirendatakse ka seda protsessi, et üle minna nagu veel rohelisemale energia tootmisele. Linnas ei saagi kaevandada, nagu sa ütlesid ka enne, et kui tahta kasumlikult kaevandada, siis sa pead sisuliselt kogu aeg tsivilisatsioonist järjest eemale liikuma, sest see konkurents liigub kogu aeg tsivilisatsioonist eemale järjest odavamate energiaallikateni ja kui sina seda ei tee, siis sellest lähed pankrotti mingi hetk. Absoluutselt, jah. Ja veel võttes, sa mainisid kullastandardit, et millal see oli, kui see lahti öeldi dollar? Minust oli 1971. Ametlikult oli, jah. See oli see viimane faas 1971, aga see esimene samm oli 1914. Jah, et tegelikult ju, isegi võib öelda, et kullastandard töötas nagu päris kaua, on ju, aga seal ongi see inimfaktor tuleb mängu, on ju, et kui mingid tingimused ikkagi kokku langevad, siis inimesed on mõjutatavad ja oli ka näide, et 1971, kui see pidi ju tegelikult olema ajutine kullastandardist loobuda, on ju, ja see öeldi, et meil on rasked ajad, on ju, meil on vaja siin raha juurde, on ju, et see on ajutiselt, aga me tuleme tagasi kullastandardi juurde, on ju, üle 50 aasta möödas, et nii ajutine. Ja veel ajalugu vaadates jällegi näide, kui on nii-öelda reeglid on kellegi inimese nagu siis kätes, kas või Rooma impeerium, on ju. Et Rooma impeeriumis oli hõbe ja algusajal oli see ülipuhas hõbe, on ju. Ja samamoodi, kui siis riigi valitsejatel oli mingi hetk vaja rohkem raha, siis hakati seda lahjendama. Ja lõpus siis need hõbemündid, mis siis leiti on mingi 0,05% hõbedat. Et jällegi seesama kuulus ütlus, et ajalugu küll ei kordu, aga see riimub, on ju. Et iga kord, kui sa nagu jätad selle reeglite nii-öelda muutmise õiguse kellegi inimese kätte, siis suur tõenäosus on, et millalgi keegi ikkagi muudab seda. Minu arust siin kehtib ka siukesi, et ajalugu on raha devalveerimise ajalugu. Jah, et ja igast etapis sa leiad seda, kuidas raha on nagu järjest devalveeritud ja odavamaks läinud, et kas või siin samas Eestis ju 17. sajand ja siis, kui need Rootsi mündid siin levisid, siis alguses olid ikkagi suhteliselt puhtast hõbedast, aga siis seal ka ma arvan, mingisugune 100 aastaga arvatavasti kaotas umbes 90% kogu sellest hõbedasisaldusest kadus nendest müntidest, et seal oli küll muid erinevaid põhjuseid, et küll seda hõbedat oli teinekord lihtsalt raske hankida tollel ajal, et siis aga kaupmeestel oli ikkagi vaja nii-öelda vahetusraha ja kõike seda, et siis lihtsalt nagu, muidugi me ei tea kindlalt, aga võib-olla lihtsalt see oli üks vabandus, et miks seda hõbedasisaldust seal vähendada, aga jah. Aga ütleme hõbedast kullast rääkides, ise oled sa kullausku ei ole, pigem kaldud digitaalse kulla poole, Bitcoini poole või hoiad kulda, mis sul üldse see suhe kullaga on? Pigem siuke neutraalne, ma ikkagi, vaadates kulla ajalugu, ta on ikkagi ennast õigustanud, seda võib kindlasti öelda, et samamoodi tal on nii palju omadusi, mis on sarnased Bitcoiniga, et teda on piiratud kogus ja teda ei saa lihtsalt kuskilt juurde tekitada, on ju. Et selles mõttes see digitaalne, öelda Bitcoini kohta digitaalne kuld on nagu igati nagu õigustatud narratiiv. Aga jah, ilmselgelt mina näen, et Bitcoinil on rida eeliseid kulla ees just oma siis kaasaskantavuse aspektidest ja veel turvalisuse aspektidest, et aga kuld on kindlasti ja kusjuures läbi aegade ongi ju 2 raha, mille nii-öelda saamiseks on vaja kulutada energiat. Kuld, mida pead maapõuest kaevandama läbi siis füüsiliste seadmete ja Bitcoin, milleks pead ka siis ostma kaevandusseadmeid. Et see on tegelikult vägagi selles mõttes tähtis nüanss, et see, et sa ei saa kuskilt nagu
õhust seda tekitada, sa pead mingit majanduslikku energiat kulutama selleks. See on just see, mis ka annab nagu väärtuse, on ju. Ja isegi kui sa võrdled teiste krüptorahadega, siis 99% on ju, on selles mõttes, kas on ICO või on pre-mine või mis iganes, et aga Bitcoini puhul iga viimne, kui Bitcoin, mis on ringlusest, keegi pidi selle kaevandama ja keegi pidi nagu energiat kulutama. See on nagu oluline aspekt. Ja, et see seob nagu selle päris eluga ära selle raha aspekti sellest. Et jah, nagu pre-mine siis kuulajatele võib öelda, tähendab seda, et nagu paljud coinid, mis on tehtud, lihtsalt luuaksegi alguses mingisugune hunnik neid coine, millest siis antakse kohe suur osa sellele samale asutajale ja organisatsioonile, kes seal taga on ja siis ülejäänud müüakse investoritele ja siis nüüd on tänapäeval see hästi populaarne on see proof of stake on ju, et nii-öelda siis mida rohkem coine sa hoiad, et siis justkui selle läbi peaks kuidagi seda võrku turvama, aga tegelikult see mulle meenutab ikka seda sama fiat rahasüsteemi, kus kellel on, sinna tuleb rohkem ja tegelikult mingit päriselu kulu seal taga ei ole ja ma ei tea, Ethereumi full nodet tahad jooksutada, siis ma ei kujuta ette, päris palju maksab see juba ligi 100 000 äkki või kuskil sinna kanti, et kogu see arvutusvõimsus on ju ja pluss need kõvakettad ja kõik, mis sinna läheb, et see on tegelikult meeletu kulu, et selline tavaline vend oma kodus ei saagi jooksutada, mis tähendab seda, et ta ei ise 100% kontrollida, kas see kõik on autentne, mis seal toimub, et verifitseerida. Ja kulla puhul mulle, olen tagasi kulla juurde, on ka minu arust nagu kõige suurem miinus see, et ma ei saa seda lihtsalt kontrollida, et kas see on päris autentne see kuld või kui mul on mingi derivatiiv ostetud, et kas see kuld päriselt ka kuskil seifis eksisteerib, et seda ma ei saa kuidagi kontrollida. Rääkisime autos ka sellest kullast natuke ja siis oligi see, rääkisime sellest, et see verifitseerimise probleem, et ilmselt, nii palju, kui mina olen aru saanud, siis seda fake või nii-öelda seda võltskulda on ikkagi tunduvalt rohkem, kui me kõik arvame. Seega, ma tahaks nagu kulda osta, see on nagu päris lahe minu arust, aga seda verifitseerida, näiteks ma guugeldasin üks päev kulla verifitseerimine ja ma otsin, esimesel leheküljel ei tulnud väga mitte midagi, kus ma Eestis saaks teha ja kui Google esimesel leheküljel ei ole, siis tavainimesele on seda ikkagi liiga keeruline teha ilmselt. Mingid kitte müüakse, ma tean, on kohe mingi kemikaal, on mingi vedelik, mille ta on mingi happelaadne asi ja paned sinna peale, siis seal, ma ei tea, muudab värvi ja... Seda Wolframi pannakse kulla sisse, aga peal on ikka kuld, aga no ja nad saavad katta lihtsalt mingisuguse tungsteni klotsi kalla. See ongi tungsten plated gold. Mingid spektromeetrid on ka olemas, aga jällegi, kust neid saada, kui kallid need on, kellel need on, ma ei tea. Veel sinu mõtted, sa tõid sisse Ethereumi oma eelmises mõttes, et seda veel siis edasi arendada. Olen ise ka 2020 kuni ütleme siis see aeg, kui Ethereumi kaevandamine lõppes, kaevandasin Ethereumit ka siis videokaartidega ja olingi ka ikkagi vägagi nagu ütleme siis Ethereumi usku, et ma olen Bitcoini usku alati olnud, aga Ethereum oli ka tol hetkel minu nägemuses üks siuke nagu väärt projekt ja veel arvestades kui palju nii-öelda rakendusi sinna peale nagu ehitati ja kui suur nagu arendajate kogukond seal on. Aga nüüd kõik see protsess, kui nüüd Ethereum siis läks üle siis proof of stake'i peale, siis see nii-öelda ma jälgisin seda ka ikkagi kõrvalt, kuna ma olen ise üks kaevandajatest ja kõik see protsess, kuidas see siis üleminek käis, et just ka näiteks see aspekt, et kes siis otsustas selle üle. Need olid arendajad, kes otsustasid seda, mitte kaevandajad. Bitcoini puhul kui keegi teeb uue mingisuguse ettepaneku protokolli muuta, me võime ka teha, igaüks võib ettepaneku teha, aga lõpus on kaevandajad need, kes peavad oma siis sõna ütlema, ja see on ainult loogiline, et need, kes nagu kõige rohkem võrgu jaoks panustavad, nendel on kõige suurem sõna. Et tegelikult see protsess, kuidas Ethereum nii-öelda lõpetas selle kaevandamise ja heitis nagu kaevandajad, kes tegelikult olid nagu plokiahela nagu alustalad, kes seda siis valideerisid, heitis nagu kõrvale. See pani nagu minu jaoks ka, nagu ma hakkasin nagu uuesti mõtlema selle peale ja nagu Ethereum minu silmis natuke nagu devalveeris ennast selle koha pealt. Ja nüüd rääkides veel sellest, et okei, jah, nüüd on proof of stake, 99% vähem energiat kulub, justkui nagu väga roheline ja kõik on nagu ilus. Okei. Mis siis nagu juhtub tegelikult on see, Ethereumi stake imiseks on vaja 32 Ethereumi. Alustame sellest, et see on kuskil 50 000 eurot täna.
kui palju teil on praegu 50 000 eurot panna Ethereumi selles mõttes valideerijaks saamiseks? No ülivähestel. Nii, mis siis hakkab juhtuma? Inimesed on staking pool'id, on ju. Inimesed kannavad oma Ethereumid siis 1-2 väikest osad staking pool'idesse. Lisaks on, ma arvan, iga teine kauplemispörs on tänaseks juba teinud mingi Ethereum stakingi hübriidi, on ju. Jällegi, ehk siis sa annad oma Ethereumi kolmandate osapoolte kätte. Täpselt see, mille vastu krüptorahad leiutati, on ju. Nii, okei, räägime edasi. Oletame, et sa oled kõva mees, sul on 32 Ethereumi, sa teed oma selles mõttes, paned oma valideerija püsti, on ju. Nii, nüüd sa pead kohe arvestama, sul on vaja sa oled nii-öelda süsteemi administraator. Sa pead online olema kogu aeg, sul peab olema vool taga, sest et kui sa ei ole, siis sa saad karistada. Selles mõttes, et siis see stake hakatakse, ma nüüd numbreid ei tea, aga selles mõttes nagu nii-öelda võrk karistab sind selle eest, kui sa ei hoia oma nodet nagu 24/7 kogu aeg nagu võrgus, on ju. See on jällegi niisugune asi, mis minu jaoks on nagu turn off, ma ütlen ausalt, see tõukab Ethereumist mind eemale. Bitcoinis on see, et keegi ei karista sind, kui sa tahad võrgu jaoks töötada, paned oma masina tööle, kaevandad, palun, saad tasu, on ju. Kui ei taha, võta vooluvõrgust välja. Aga see nagu karistamise mehhanism on minu jaoks nagu veider, et minu nagu arvamus on see, et Ethereum ei valinud nagu õiget teed pikas perspektiivis, et kui ta oleks nagu jõuliselt sinna proof of stake'i peale, ja noh, praegu on ju, kui numbreid vaadata, siis mingid suured staking pool'id, ma ei tea, numbreid jälle peast ei oska öelda, aga ikkagi mingi 30 või 40% on ikka ühe mingi pool'i käes, on ju, et jällegi suhteliselt tsentraliseeritud kisub asi. Ja seal oli ju vist see ka, et nii-öelda mingi lukustusperiood tuli, et su Ethereum lukustati mingi... Seda enam ei ole. No, nüüd sa võid välja võtta. Nüüd sa võid välja võtta, jaa, aga see algselt tuli ka, siis ma käis ka mingid uudised läbi või nagu Twitteris kuskilt, et põhimõtteliselt nad isegi ainult tähtaega, et kauaks see lukustatakse. See oli 2 või 3 aastat hoiti lukus. Et sul on ikkagi see täpselt see keskne osapool seal juures, kes käseb poob ja laseb, on ju, et tegelikult sellel tavalkasutajal ei ole mingit võimu seal võrgus. Ja see protsess oligi minu jaoks vägagi võti, et kuidas siis nagu kogukond sai kaasa rääkida Ethereumi sellel üleminekul ja minu hinnangul ei saanud ikkagi väga rääkida. Versus nüüd, kui sa võtad Bitcoini ja vaatad Bitcoini ajalugu, seesama, mida me sai viidatud see 2017, kui siis oli see suur kuid kestnud dilemma ploki suuruse üle. Ja see läks nagu orgaaniliselt, et tuligi siis Bitcoin Cash ja siis orgaaniliselt, kes tahtis seda ahelat kaevandada, palun. Ja nüüd on siis läinud mööda juba 6 aastat ja vaat, mis siis nagu seis on, et igal ühel oli nagu, tuligi siis fork ja oli nagu, läks orgaaniliselt, kes valis nii-öelda Bitcoin Cashi, see läks sinna suunas ja nüüd on nagu selles mõttes orgaaniliselt nii-öelda elu läinud edasi, on ju. Aga nagu Ethereumi puhul see pigem nagu ei ole nagu detsentraliseeritud, kuidas seda nii-öelda üleminekut minu silmis tehti. Ja siinkohal ma veel mainin juurde, et just Bitcoini puhul, et tegelikult ongi, et ei ole ainult kaevandajad, kes seda võrku kontrollivad, et kui võib jääda inimestele mulje, et siis see sama suurte blokkide sõda nii-öelda, mis toimus, et siis oli ka ju, see oligi üks ports kaevandajaid tegelikult tegi selle ettepaneku ja tahtsid suuremaid blokke, et siis nad korjavad rohkem neid ülekandetasusid. Aga lõppkokkuvõttes viimane sõna jäi ikkagi nende kätte, kes node jooksutasid, et kas nad läksid uuele tarkvarale üle või mitte. Ja enamus ei läinud ja siis läkski võrk 2 ja tuli see Bitcoin Cash, mis tänaseks on juba vaikselt välja surema seal tegi, et Bitcoin on ilmselge võita seal jällegi, ja Bitcoini puhul, Bitcoini Ethereum ongi alati olnud see, et nagu Ethereumil oli esimene siuke suurem fork oli siis, kui Ethereum Classic tekkis, et siis oli samamoodi, et see uus võrk nii-öelda jäi dominantseks võrguks ja vana nagu jäi sinna tahaplaanile, et Bitcoini puhul on alati vastupidi olnud, et see originaalne, see algne kivisse raiutud reeglitega võrk on ikkagi jäänud pidama, sellepärast et nagu inimesed tahavadki seda, et sul on mingi kindlus selle võrgu suhtes, et sul üleöö mingeid reegleid ei muudeta seal, et see asi toimib kogu aeg nii, nagu see on loodud. Jah, see ongi suurim väärtus Bitcoini puhul, et seda ei saa muuta ja kui seda saaks muuta, siis see lihtsalt see näitaks nagu selle võrgu nagu ebaturvalisust ja kuna kaevandajatel on nagu väga suured huvid, neil on väga suur konkurents, et nad teeniks neid nii-öelda coin'e, mida nad kaevandavad, siis kui nad hakkaks seda võrku kuidagi muutma, siis see vähendab selle turvalisust kõigi silmi huvides, siis see tähendab, et inimesed hakkavad müüma Bitcoini, kaevandajad teenivad vähem. Nii et jah, see on nagu
väga ei usu, et seda enam kuidagi üldse võimalik on muuta, sest liiga palju raha on mängus kaevandajatel ja kõigil teistel. Just see, William, sa tõid väga hea nüansi välja, et see on see kaevandajate ajend, mis nagu teeb selle tõenäoliselt keegi muudab protokolli üliväikseks, sest et nemad panevad nagu raha ikkagi vägagi, nad peavad tegema päris pika kalkulatsiooni, kui nad tahavad nagu hakata kaevandajaks, investeerivad seadmetesse, seal teevad oma elektrikalkulatsioone ja see on, kui nemad on teinud oma mingid kalkulatsioonid seal ikkagi üsna pikas vaates, siis on absoluutselt nende huvi ei ole see, et keegi nüüd järsku hakkab mängureegleid muutma, kui nemad on nagu teinud suured investeeringud ja plaanid. Ja, just. Aga mis ei tähenda, et absoluutselt midagi Bitcoini juures ei muudeta, et aeg-ajalt siin ikkagi väikseid uuendusi on juurde tulnud ja muidugi ütleme, need Bitcoin maksid nii-öelda ja on tugevalt ikkagi kritiseerinud seda samamoodi, et see viimane uuendus oli see Taproot, mis tuli, et nüüd tänu sellele tekkis nende teiste coini fännidel ja NFT fännidel ja nendel tekkis võimalus Bitcoini peale hakata looma oma coin'e, et seal on selle mingi poole aastaga on üle 20 000 erineva coin'i loodud Bitcoini peale, pluss veel meeletus koguses igasugu JPG-sid on laetud Bitcoini peale, et nagu see tegi selle ukse lahti, et siis nagu sellepärast vaadatakse ka kõigile uuendustele muidugi väga kriitiliselt Bitcoini puhul, sest et iga kord, kui sa mingi omast arust teed väikse uuenduse, sa ei tea kunagi, mis uksi see tegelikult veel avab, et see võib avada uusi rünnakuvektoreid ja kõike seda, et siis pigem ollakse väga-väga konservatiivsed nagu uuenduste vastuvõtmisel ja mis on ka tegelikult hea, et hoiabki seda võrku sellisena, nagu ta on. Ja ma olen ka pigem selle poolt, et seda algset Bitcoini võrku, nagu ta praegu on, see vundament, et seda ei tohiks muuta, siis mida rohkem seda üritatakse muuta, seda ebakindlamaks see muutub või mida rohkem seda muudetakse. Aga see oli ka hea, et sa praegu tõid korra selle Bitcoini nii-öelda NFT-de teema sisse, et jah, et kuigi ühest küljest on, ütleme, Bitcoini maksimalistid, kes ütlevad, et see on täitsa ebavajalik ja mõttetu nii-öelda siis aspekt Bitcoini juures. Aga teisest küljest jällegi tuletame meelde, et Bitcoin on avalik protokoll, Igaüks võib teha ettepanekuid selle muutmiseks ja järelikult oli kuskil mingisugune hulk inimesi, kes arvasid, et see on lahe, Et tuletagem jällegi meelde, et sellepärast ongi Bitcoin, et ta on avalik ja detsentraliseeritud ja kui on järelikult mingisugune nõudlus nendele NFT-dele ja piltidele, siis järelikult mingi osa inimesi arvas, et see on nagu vajalik, ja see ongi orgaaniline nagu loomulik asjade areng, et me ei saa nagu öelda, et nüüd et ainult mingi ülisüke ametlik, meil on vaja ainult kanda nagu rahalist väärtust, et kui siis nii-öelda sotsiaalselt läheb sinna suunas, siis läheb ja siis võib-olla vaadatakse, et okei, kas meil on ikkagi vaja võib-olla Bitcoini plokiahelat selle jaoks ja siis tehakse nagu vastavad muudatused, Jah, selles mõttes küll, et ongi, et senikaua, kui sa mängid nende reeglite järgi, siis nagu tee, mis sa tahad seal võrgus, sest see ongi täielik avalik, ma ei tea, kuidas eesti keelde tõlkida commodity, et nii-öelda tooraine või see kõlab nii halvasti eesti keeles, aga selles mõttes, et ongi, et igaüks võib kasutada seda nii, kuidas ta ise seda soovib, senikaua, kui ta mängib reeglite järgi ja see ongi nagu lahe selle asja juures, jah. Ja tegelikult naljakas on veel see, et tänu sellele, et nüüd neid NFT-sid ja uusi tokeneid hakati Bitcoini peale looma, siis see viis natukene tehingutasud viis ülespoole. Aga just vahetult enne seda, kui need tulid, siis hakkas tekkima debatt jällegi selle üle, et Bitcoini tehingutasud ikkagi jäävad lõpuks liiga madalaks, et siis ei ole kaevandajatele enam initsiatiivi kaevandada, et see on nagu üks riskifaktor, aga nüüd nagu loomulikult see samad need NFT-d ja asjad tänu nendele nüüd tasud läinud üles, et nagu kohe kadus see debatt ära, et nagu ühelt poolt oli see nagu väike võit, teiselt poolt väike kaotus, et ega lõpuks ikkagi vist nullsumma mäng, et ma ise arvan, et see on debatt, mida ei peaks üldse praegu nagu pidama, et Bitcoini kaevandamine lõpeb aastal 2140. Esiteks, keegi ei oska eales pakkuda, mis on Bitcoini hind sellel hetkel, kui palju see nagu reaalselt ülekandetasud siis on nii-öelda kas euro või dollari vääringus. Samas ei oska keegi arvata, kuhu maale on üldse ahel tolleks ajaks juba arenenud, milleks seda kasutatakse, on see NFT-d või on see veel kolmas asi, Et minu arvamus on see, et see sild tuleks ületada siis, kui sinna nagu jõutakse, et seda ei oska nagu keegi ette näha, mis on 2140 või seal maal, kui see nii-öelda siis ploki auhind ära kaob. See on hea mõte vist, tegelikult hea lähenemine asjale, et tõesti, et nagu siin ju
Jason Lowry või mingi selline tegelane, et USA mereväelane, kes kirjutas raamatu Soft War. Noh, tema teooria on üldsegi selline, et riigid võiksid üks hetk hakata kasutama Bitcoini ahelat, et oma mingisugust ülitähtsat datat salvestada, et mida ei saaks korrumpeerida. Et kas või selle jaoks, on ju, et nagu justkui oleksid riikide julgeoleku huvid isegi seotud Bitcoiniga, et me ei tea kunagi, kuhu tegelikult see asi välja jõuab, et ja üks asi, mis mina arvan, et on vägagi lähituleviku teema. Ma ei tea, kas nüüd Bitcoin on see plokiahel, kus hakatakse seda peaasjalikult tegema, aga ma räägin põhimõtteliselt plokiahela peal krüptograafilisest isiku identifitseerimisest. Ehk siis võtame ka praegu, kus meil on see AI on nii tugevalt sisse tulnud. Keegi kuskil, ma ei mäleta, kes selle nagu mõttemängu tekitas, aga oletame, et meil on AI on möllab, teeb näiteks sotsiaalmeedias Silveri nimele mingi 1000 fake kontot, on ju. Kõik pasundavad, on ju. Nii, kuidas sa saad teada, kes on päris Silver? Läbi plokiahela. Ehk siis Silver paneb oma, lukustab plokiahela peale sisuliselt mingisuguse ühiku krüptoraha, näiteks oletame 50-100 euro väärtuses, mis iganes. Ja läbi krüptograafilise signatuuri ta tõestab, et tema on päris Silver, on ju. See on üks asi, mis ma arvan on üsna lähituleviku teema. Sellest rääkis minu arust Michael Saylor on viimasel ajal ka suht palju sellest isegi rääkinud intervjuudes. Ja võib-olla küll, jah. Et just selle nii-öelda sotsiaalmeedia spämmi ja nende fake kasutajate vastu saab võidelda küll sellega ja, et sa paned sinna, et kas või isegi see, et see oma konto verifitseerimiseks sa pead mingisuguse hunniku satoshisid saatma, et siis tekib see reaalne kulu juurde, et kuna sul ei ole lõputult ikkagi raha võtta, et siis sa ei saa nagu lõputult neid uusi kasutajaid luua ja samamoodi ongi, siis sul on võib-olla saad verifitseerida selle, et milline see nüüd see kõige esimene, see õige kasutaja nii-öelda oli, et see on kõik läbi selle digitaalse allkirja saab seda verifitseerida. Ma arvan küll, et see on üks suund, mida me näeme lähitulevikus nagu arenemas ja lahti rullumas. Väga võimalik, väga võimalik. Aga palju sul endal pere ja sõprade ringis on selliseid krüpto-bitcoini huvilisi? Vähe. Ma tahaks, et oleks rohkem. Jah, mul on ka seda. Sama siin, et ma olen üritanud ka ikka oma peres inimestega rääkida, neid veits orange pillida ja nii, aga see on ikka keeruline, et kui nad selles maailmas nagu sees ei ole ja igapäevaselt ei näe, mis tegelikult nagu finantsmaailmas toimub ja majanduses ja nad näevad küll neid ilminguid ja inflatsioon on suur, ma üritan neile rääkida, et miks see inflatsioon suur on, aga millegipärast tundub, et nagu läheb ikka ühest kõrvast sisse ja teisest välja ja kui seda Bitcoini isegi neile mailid, siis neil on ikkagi see esimene mõte, et see on mingi pigem spekuleerimise vahend ja selline väga riskantne koht, kus oma raha panna. Et jah, nagu ma ei tea, miks see nii keeruline on praegu, aga eks see on niisugune üleminek. See võtab aega kõik. Ja just see võtab aega, et kui tulid esimesed autodega, siis see läks ka väga mitu aastat enne, kui hobused ja hobukaarikud ära kadusid, on, et see käinud päeva pealt. Ja, seda küll. Aga räägi sa praegu siis, millega sa üldse praegusel ajal tegeled, et üks asi on see krüpto.ee portaal sul ja kas sa teed mingid muud tööd ka? Sa vist mainisid, et tennise... Ja, et ütleme nii, et enamus aastat ma ikkagi pühendangi juba praegu krüpto portaalile siis krüpto.ee ja siis nii-öelda hobitöö on mul siis tennisekohtuniku töö, et viin läbi aeg-ajalt turniire siin Eestis ja välismaal, et see on selline, tennis on mulle olnud südamelähedane juba väga, väga ammu. Okei, ma guugeldasin enne saadet sind natukene, nagu tahtsin ka aru saada, et kes sa päriselt oled või millega sa tegeled, et natuke ka võib-olla ideid saadab, mida küsida, aga ma ei tea, kas ma leidsin õige inimese, igal ajal üks sinu nimeline isik oli kuskil inforegistri andmetes hästi paljudes ettevõtetes juhatuses, ei ole sina? See on üks, ma arvan, nimekaim. Okei. Siis mul kaob kohe küsimus ära, ma mõtlesin, et muidu ma tahtsin küsida, et kas mõnel nendel ettevõtetel ka Bitcoini näiteks on, aga siis see küsimus kaob ära. Aga krüpto.ee, kas alustasid eelmisel aastal või 2020? Jah, seal kuskil maal, kus COVID tuli. Ja kuidas sulle tundub, kas ütleme ikkagi kasvab see huviliste arve või kas sul on nagu mingisugune Facebooki või kuskilt, kas sa trackid ka, et kui palju sul nagu inimesi tuleb sinna, kui palju seda huvi nii-öelda on, et kas see on nagu pigem kasvav või on see enam sama või on, nüüd on muidugi karuturg, et nüüd on raudselt vaiksem nagu nii. Pean tunnistama, et ei ole
nagu liiga palju seda trackimisega tegelenud ja ei ole ka ülemäära sotsiaalmeedias nagu aktiivne olnud, et see on üks suund, mida ma kindlasti nagu proovin arendada tulevikus. Et aga jah, mida mina olen näinud, on ikkagi, et huvi on vägagi korrelatsioonis hinnaga. Et ma mäletan, kui oli see eelmise turutsükli tipp seal kuskil 2021, siis mind kutsuti rääkima Rahva Raamatukogu ühte ka podcasti sarja, kus olid see erinevad finantsteemad ja mina rääkisin siis krüptorahadest ja sellel oli kõikidest nendest eelmistest podcastist kõige rohkem vaatajaid. Mitte sellepärast, et kõik oleksid teadnud, kes on Madis Tarum, aga et just sellepärast, et siis oli Bitcoin oli kuum lahe, on ju, $69,000 tükk, on ju. Ja noh, et minu jaoks on see praegu juba nii-öelda 3. turutsükkel ja ma näen, et see inimeste huvi on vägagi tugevalt hinnaga nagu seotud korrelatsioonis. Massipsühholoogia. Jah. See on nagu see meem, mis liigub ka, et kui Bitcoin 69,000, siis on suur järjekord taga ja kui on Bitcoin 20,000, siis ei ole ühtegi inimest, kedagi ei huvita. Siis on igav, out. Ja, kuigi tegelikult siis on just see, kui sa peaksid sisenema, aga kahjuks on ja nii, et kui see hind on seal kõige aegade tipus, siis kõik tahavad sisse saada ja siis see on ka muidugi põhjus, miks see tipp alati lõpus see tõus nii kiire on, et kõik muudkui kuulevad, see teenis nii suure summa kiirelt raha sisse, on ju, aga okei. Aga sul on koolitus ka seal koduleheküljel, on ju. Et võime kuulajatele ka vist öelda, et Madis tegi meie kuulajatele ka väikse sooduskoodi sinna. Bitcoin Eesti 30 on see kood, et siis saate 30% koolitusest alla, aga räägi natuke sellest koolitusest, mis sa seal räägid? Jaa, see koolitus ongi mõeldud inimesele, kellel puudub igasugune kokkupuude krüptomaailmaga, kes ei tea midagi Bitcoinist, aga keda huvitab see ja kes tahaks teada saada. Ja see koolitus ongi üles ehitatud nii, et see algab kõige elementaarsemate teemadega, mis asi on üldse plokiahel, mis on Bitcoin. Ja sealt edasi siis nii-öelda käekõrval kuulajaga nii-öelda siis tutvustan ka natukene teisi plokiahelaid ja sealt juba edasi. Et just see koolituse idee tuligi sellest, et oma siis lähikondlastega rääkides ma ikkagi olen näinud, et see fookus on ikkagi üsna vales kohas. Inimesed ikkagi ei saa selle asja tuumast väga aru. Ja just sellest lähtudes tegingi ühe sellise algajatele lihtsasti jälgitava videokoolituse. Et senimaani need inimesed, kes on selle läbinud, on mulle ka tagasisidet kirjutanud ja on nagu väga, väga rahul olnud ja saanud nagu asjadest hoopis paremini aru, et just selline inimene, kes sa praegu kuulad ja mõtled, et sind huvitab see maailm, sa väga palju ei tea sellest, aga sa tahaksid alustada oma teekonda krüptomaastikul, siis ma arvan, et see on üks väga hea koolitus, mida läbida, krüpto ABC. Okei. Tundub huvitav. Et kes tahab teada, tšekkige järgi. Et jah, ma ei tea, kui palju sa seal Bitcoinist räägid või mingitest muudest coinidest räägid ka, aga Bitcoinist on seal väga suur nii-öelda Bitcoin on tegelikult kõige selle alustala niikuinii, on ju. Absoluutselt, et minu isiklik nägemus on ka see, et kui inimene saab hästi aru Bitcoinist, siis ta mõistab ka nagu juba teisi krüptorahasid või üldse neid teisi alusväärtuseid siis plokiala ja krüpto vallas. Okei. Et aga meie seisukoht on ikka endiselt, et esimese asjana, kui midagi ostad, siis osta Bitcoini. et tule nulli pealt ära. Okei, et selliseid koolitusi ega väga palju Eestis ei olegi vist, et mõned mingid sellised veebikoolitusi mul on veel kuskilt silma jäänud, aga kindlasti seda on vaja, et kuna sellest teemast on ikkagi nii raske aru saada. Et väga palju ingliskeelset infot küll leidub, aga emakeeles on ikkagi lihtsam asjadest aru saada ja lugeda ja kuulata, et see on nagu kindlasti väga tänuväärt asi. Aga räägi, kus sa ise muidu uut infot üldse hangid? Ma arvan, et YouTube on mul üks põhikoht, kus on ka mingisugused siis krüptotegelased, keda nagu jälgid. Twitter kindlasti, saad välja kujunenud mingisugused nii-öelda oma sektori siis helgemad pead. Kes näiteks? No nagu sa juba mainisid, Michael Saylor, ma arvan, viimase aja on
fenomenaalne kuju just Mhm. just eelkõige sellepärast, et mitte, et ta seletab, mitte ainult see, et ta seletab nagu nii hästi lahti Bitcoini olemust, aga minu jaoks ka veel see, et ta on tegelikult tuleb täiesti sellisest klassikalisest majanduse sfäärist, on ju, noh, ta juhib ikkagi suurt börsiettevõtet ja noh, sellise nagu klassikalise majandustaustaga mees, noh, ikkagi on, ma arvan, noh, väga suure töö ära teinud just Bitcoini siis propageerimisel. Ja neid on veel ja ütleme siis võib-olla mõned veel, Raul Pal, kes räägib väga hästi just makromastaabis või Antoni Pampliano näiteks toob väga häid aspekte välja ja kui võib-olla tuua kes räägib hästi Bitcoinist tehniliselt poole pealt, näiteks üks esimene, keda mina hakkasin jälgima, on Ivan Ontek, ma ei tea, kas teate. Olen mõnda isegi videot Ja, näitel. et ta on ka tegelikult oma hariduselt nagu programmeerija, aga ta suudab nagu väga hästi rääkida inimesele sellest, kes ei ole programmeerija. Ja noh, kindlasti Andreas Antonopoulos, kes on üks ma arvan esimesi niisuguseid See on jah, siuke OG ju. OG ja niisuguseid väga häid krüptokoolitajaid, kelle kõnesid on või neid ettekandeid on nagu väga nauditav jälgida. See on mingi video oli ka temal, ma ei tea, kas ka kuskilt seal 2013-14 äkki sellest aastast, kus ta ka räägib ka auditooriumi ees ja seal on vist äkki mingi 3 inimest ainult suur saal, ja siis on 3 inimest. Ta on väga OG, jah. Et kui ta tänapäeval seda sama asja teeks, siis see saal oleks paksult täis ja võib-olla peaks veel mingi lisasaali juurde võtma, on ju, aga jah, et kui vara ta selle asja juures oli ja kui hästi ta juba nii varakult tegelikult sellest kõigest aru sai, et nagu ja noh, ta on väga palju tööd ikkagi selle harimise poole pealt teinud ka, et see on nagu kindlasti kiiduväärt, jah. Ega mis siin veel oli meil, Viljem? Mida arvad kullast? Seda natuke vist rääkisime ka juba. Me rääkisime, sai puutud. Okay. Aga mida arvad Eesti kroonist? Et see, kuidas siis see üleminek euro peale või? Ja mõtlen, et näiteks praegu osad tahavad tegelikult ja Eesti kroon on ju. Aga mida sellest arvate? Et oli kunagi selline valuuta. Jah, aga tahetakse tagasi tuua. Aga ma ei ole midagi kuulnud. No siin ikka on mingid, no ilmselt see EKRE ja mingi sellised kogukonnad ikkagi tahavad. Et mina arvan, et Bitcoin vastu niikuinii saa. Et see on nagu natuke parem kui euroga on see, et võimu kese on Brüsselis, Eesti krooniga tuleb Tallinnasse, aga ta on ikkagi poliitilise võimu all ja mina näen seda, et sellega tuleb lihtsalt natuke nagu mingid lisasamme juurde, et kui sa tahad kas või muu maailmaga asju ajada, on ju, äri teha või midagi, et siis sa pead hakkama mingi valuutavahetusele mõtlema, et nagu muidu siin euroga, on ju, sa saad Euroopas ilusti hakkama ja USA-ga siis sa pead lihtsalt dollari kurssi, aga nagu, et kui sul on veel Eesti kroon, et siis sa pead nagu põhimõtteliselt iga valuutaga, isegi suurte valuutadega kogu aeg arvestama seda nii hullult, seda kursi muutust, isegi kui sa tahad siia naabritele Lätti või Soome midagi müüa või sealt osta, on ju, et siis sest raha tahab alati olla üks ja mida rohkem rahasid on, seda keerulisem on inimestele kaupa teha. See on umbes nagu see kaup-kaubavahetussüsteem oli kunagi. Minul on õunad, teisel vennal on apelsinid ja tema minu õunu ei tahagi, mina tahaks apelsine, siis on vaja leida keegi kolmas, kellel on banaanid ja siis tänu sellele saab kaubavahetust teha, et kõik need riiklikud valuutad, et see on umbes sama süsteem, lihtsalt natukene rohkem arenenud. Aga kuidas sul üldse nagu majandusega enne Bitcoini lood olid, kas olid õppinud midagi sellelt alalt või pigem täiesti kõrvalt kuskilt tulnud? Jaa, et mul kindlasti ei olnud mingit majandustaust ja ma tegelikult enne seda Bitcoini ma ka ei saanud väga rahast aru või üldse ei saanud aru, et see jällegi tuleb nüüd korra meelde teie üks eelmine podcast Ristoga, et tema tõi ka selle nüansi välja, et tegelikult Bitcoini võib ka vägagi hästi nimetada haridusprojektiks, sest et iga inimene, kes varem või hiljem sellega kokku puutub, peab enda jaoks lahti mõtestama või siis läbi siis mõtlema küsimuse, mis on raha, on ju. Et sellest nagu ta ei pääse kõrvale, et ma arvan, et see oli ka minu teekonnal, et ma ei teadnud midagi enne rahast või et kas ta on kullaga mis on kullastandard, kes üldse raha emiteerib, keskpangad, see oli väga kauge minu jaoks. Nojah, sama, ma oskan sama öelda. Ma tegelikult enne Bitcoini ma natuke saan aru juba sellest pangandussüsteemist, raha luuakse mitte millestki, aga ikkagi Bitcoin sundis nagu rahaajalugu hakkama õppima sisuliselt ja kulda, et siis sa lõpuks ikkagi saad sellest aru. Ja sellepärast võibki väga hästi öelda, et see on haridusprojekt mingil määral. Ja ongi neid inimesi on ikkagi väga palju, kui sa vaatad Twitteris ka ja nagu, et väga paljud bitcoinerid, kõik, kes nagu
väga paljud räägivad majandusest ja rahast ja kes tegelikult ei ole üldse sellest valdkonnast tulnud, on ju, aga nad on lihtsalt tänu sellele, et nad on Bitcoiniga seotud või hakanud Bitcoini kohta uurima, siis tänu sellele see on lihtsalt selline vältimatu samm vahepeal, et sa pead tegema selgeks, et mis asi see raha päriselt üldse on, nagu, et kust see raha tuleb, et ega ise samamoodi. Mõtlen, et võib-olla see oli mingi niisugune film oli kunagi nagu Zeitgeist see oli kunagi enne eelmist majanduskriisi või kuskil sellel ajal. Et siis seal minu arust hakati rääkima natuke sellest rahaloome protsessist, aga seal nagu, siis ta läks ka nagu mööda minnes natukene, et siis hakkas nagu aju tekkis nii-öelda see seeme, et said aru, et ahah, et mingi võla teema ja kõik see, aga siis nagu ei süvenenud, aga jah, tänu Bitcoinile siis nagu pidid hakkama tõsiselt selle peale mõtlema ja kui sa võtad YouTube'ist Robert Breedlove'i seeria What is Money lahti, et siis nagu hakkad väga sügavalt asja üle mõtlema ja aru saama, et mis see tegelikult on. Et mulle meeldib see Michael Saylori analoogia, et see on nagu raha on energia tegelikult, et see energia, mis me oleme kulutanud tööle, et siis me saame rahas selle ja et me saame oma selle energia salvestada rahasse nii-öelda. Et see on nagu minu arust hea point. Ja nagu näiteks Andreas Antonopoulos on öelnud, et raha on ka tegelikult ju keel. Sa kommunikeerid mingisugust energiat ja majanduslikku väärtust teisele inimesele, et see on ka hea mõte. Raha on nagu majanduse kalkulatsiooni vahend, samamoodi meil on nagu meeter ja kilogramm on füüsikalised kalkulatsiooni vahendid ja raha on majandusele sama. Absoluutselt. Aga Bitcoini saab pigem vaatad kui investeeringut või ma ei tea, säästmismoodust või mis on su nagu, kuidas sa seda vaatad? Pigem nagu niisugust pikaajalist investeeringut kaldkriips ka just säästmist, et mina olen ka seda meelt, et dollar cost averaging ehk siis kuulajale öeldes lihtsalt konstantselt väikeste summade eest, siis Bitcoini juurde ostmine on ma arvan üks kõige parem taktika. Ja siuke lihtsalt hoida seda kui pika vaatega nii-öelda siis investeeringut või siis kohta, kuhu siis raha paigutada. See on nagu minu nägemus. Okei. Aga kas sa vaatad ka selle nurga alt, või kas sa vaatad selle nurga alt, et sa üks hetk müüd oma Bitcoini euro vastu või sa pigem näed ka seda nurka, et võib-olla ei peagi kunagi oma Bitcoini millekski muuks vahetama? Et kas ta võiks hakata toimima kui päris valuuta ikkagi, et sa igal pool seda saad kasutada? Võt see on koht, kus ma võib-olla ei ole nii Bitcoini maksimalist kui võib-olla mõni, et ma isegi arvan, et tuleb ka maailm, et ei jää nagu ainult üks mingi siuke, nagu kas siis Bitcoin või see nii-öelda number 1 krüptoraha, mida igale poole kasutatakse. Ma arvan, et jäävad ka teised plokiahelad ja kõiki asju ei pea olema Bitcoini plokiahel, et see ei olegi nagu rentaabel kõiki nagu kõiki siis panuseid ühele nagu plokiahel panna. Et selle koha pealt ma ei olegi nagu veel nagu kindel, et kas see tulevikus, milline krüptoraha see on, millega me nagu poes piima ostame. Ma nagu seda ei oskagi öelda. Et ma arvan, et tuleb erinevaid ka, nagu meil on praegu erinevad valuutad nagu eurod, dollarid või Jaapani jeenid või mis iganes. No mulle tundub, et meil on sellepärast lihtsalt neid erinevaid valuutasid nii palju, et meil on nii palju erinevaid riike ja erinevaid keskpankasid, kes kõik tahavad raha väljastada, et siis neil on kõigil oma valuuta, mida nad saavad lõputult printida, aga ma ei tea, mulle tundub nagu, et tegelikult ju võiks üks normaalne raha selle asja lahendada kõik, et ja meil oleks nii palju lihtsam kogu maailmas asju ajada. Jah, tegelikult nii ongi. Ei ole nagu väga mingit põhjust, miks maailmas peaks olema nagu palju rahasid. Kui on üks, mis toimib ja mida keegi ei saa kontrollida, siis jah, mina ei näe ka põhjusi, miks peaks olema neid nagu veel. Et muidugi jah, hästi palju räägitakse sellest, et lihtsalt Bitcoini kasutada nii-öelda siis selle tagatisena nii-öelda mingit valuutat tagada, et näiteks ma ei teagi ongi, et kui vanasti oli kullastandard ja kullaga oli tagatud dollar või midagi, et siis nagu mõeldakse seda, et äkki saab olema nii, tegelikult Seifedini selles Bitcoini standardis on ka, ta räägib sellest Bitcoinist selle nurga alt, et võiks lihtsalt muutuda reservvaluutaks kunagi, et mis on siis nii-öelda, millega on teised valuutad kõik tagatud, aga praegu ma vaatan need satoshid ehk satid, et ilmselt see tegelikult ongi vist juba, et Bitcoin ise on siis nii-öelda see reservvaluuta, siis sat, eks satoshid on siis. No satoshi on ka ikkagi Bitcoin, osa Bitcoinist lihtsalt, et. Nojah,
eks aeg näitab, kuidas see kõik välja kujuneb, ega täpselt ei tea. jah, aga mis sa arvad, kus see dollar, euro, jeen kõik lõpuks välja jõuab, et milline see endgame on või nagu, et kas seda asja nagu lükatakse ka aina edasi või üks hetk peaks see asi ju ikkagi kokku kukkuma, et kui vaadata, et kuidas see võlakoorem kasvab ja kõik see, et mis sa sellest poolest arvad üldse? No ma leian, et see on niisugune protsess, mis niimoodi vaikselt siis sõuab oma lõpuni, et ma arvan, et ka väga paljud juhtivad tegelased on aru saanud, et see süsteem on katki, aga seda ei saa nagu, midagi ei saagi tegelikult enam teha. Et kui näiteks Föderaalreserv tuleks nüüd homme ja ütleks, et kuulge, et võlg on üle piiri ja raha on liiga palju trükitud, et lõpetame see pulli ära, siis tekiks nagu anarhia, on ju. Et ma arvan, et süsteem on fundamentaalselt katki ja see lihtsalt, see on niisugune pikk aeglane protsess, et see lihtsalt tekib see üleminek. Mis see üleminek võiks olla, mingi keskpanga digivaluuta või? No see on see, mis narratiiv. Käib juba, üleminek käib juba. Aga jah, nagu paljud teavad, siis see keskpanga digitaalne valuuta on täpselt jällegi vastand see, milleks krüptorahad loodi, ehk siis vabaneda vahemeestest, on ju. Et ongi, et ega see ei käi üleöö ja eks inimestele läheb aega, et saada nagu sellest mõttemallist aru, sest et oleme ausad, me oleme ju kogu elu ikkagi nii harjunud sellega, et me peame usaldama kolmandaid osapooli, on ju. On see siis usaldad pankasid oma rahaasjades, usaldad valitsust, usaldad emaili serverit oma emaili saates, et see on meil on nii sisse programmeeritud, sellepärast see protsess on ka nii aeglane, et see on inimestele nii uus mõttemall, et oota, mis asja, et ma saan nagu vastutada 100% oma nagu rahaasjade eest või mis asja, et nagu, see on aeglane protsess, et ma näen ka, et see ei tule nagu üleöö. Ma ise mõtlen sellest niimoodi, et Bitcoin ongi, ta on põhimõtteliselt inimajal nagu kõige suurem vastutus iseendale, ta on nagu kõige kõrgem eraomandi tase. Eks selles mõttes keegi ei saa konfiskeerida mitte kuidagi moodi, isegi kullaga, kullal on ka väike inflatsioon, aga Bitcoinil, praegu on, aga see jõuab nullini. Jah, aga jah, selle vastutusega on see asi, ma näen, et seal on jällegi see osapool, mis seda ka pidurdab seda kasutusele võtta, on see, et inimestel on hirm, et kui nüüd ongi niimoodi, et ta 100% ise vastutab ja kui ta nüüd midagi valesti teeb, et kui ta ma ei tea, selle salasõna nüüd kuidagi valesti üles kirjutab või läheb meelest või hävib see kuidagi, et siis ta on kõigest ilma ja see on nagu see kõige suurem hirm, et neile meeldib tegelikult see, et sul on see ikkagi keegi, kelle poole pöörduda oma murega. Ja nüüd see ongi juba, me nagu hõlmame seda filosoofilist poolt, on ju. Et et krüptos ei ole nagu helpdeski, on ju. Et kui sa saadad oma Bitcoinit kuskile valele aadressile, siis see ongi läinud, on ju. Tavaliselt, kui sa lähed abi küsima, siis tuleb üks skämmer lihtsalt oma portaaliga, et me saame taastada seda. Anna meile veel mingi ja anna saada meile veel, et siis me taastame selle asja. Ja see on väga hea aspekt, mis sa välja tõid, et väga paljud inimesed, see mõte hirmutabki neid, see vastutamise mõte, on ju. Ja inimesed ei oska või ei ole harjunud nagu vastutama oma enda elu eest ja nagu oma elu eest. Palju lihtsam on lihtsalt süüdistada riiki ja poliitikuid. jah, see ongi see niisugune karjamentaliteet ka selles mõttes, et alati on mingisugune karjus on ees või mingi juht, kes annab juhiseid ja suuniseid, et kuidas ja mismoodi asjad käima peavad ja et kui mingi probleem on, tulge, me aitame, aga samal ajal me võtame teil selle arvelt õigusi järjest vähemaks, on ju. Et see on jah, niisugune dilemma selle asjalis. Mis sa arvad, kas Eesti poliitikute hulgas võib olla ka bitcoinereid, salamisi näiteks? See on hea küsimus ja ma ka Risto podcasti vaadates mõtlesin selle peale ja jällegi see, mis teil kõlas, üks uus termin ka kõnetas mind, mille peale polnud nii väga mõelda, on, et sotsiaalne tsensuur, on ju. Et selline, et üks asi on see, et sisimas sa võib-olla saad aru Bitcoinist võib-olla ka juhtival tasemel, on ju, aga teine asi on see, et siis sa mõtled, et okei, aga mis mu töökoht on? Ja kas ma saaksin näiteks on ju, öelda avalikult, et Bitcoin on see uus kõige parem digitaalne raha, on ju. Et see on põnev küsimus, mul pole õrna aimugi, aga see sotsiaalne tsensuur üldse tuli tegelikult minu meelest ülihästi välja nagu COVID ajal, on ju. Et see, mis nagu üks asi, mis nagu öeldi avalikult tänu sellele, mis võib-olla töökoht sul oli, mida sa kartsid kaotada ja nii edasi, versus see, mida võib-olla räägiti kodudes. See oli nagu nii öö ja päev.
et hästi põnev küsimus, see on lihtsalt asi, mille peale saab spekuleerida, aga keegi kunagi ei tea, on ju. No, ma ise mõtlen sellest niimoodi, et kuna poliitikud ka omavahel ikkagi konkureerivad, eriti nagu riikide valitsused konkureerivad, siis et siin ikkagi mingi hetk tekib see punkt, et ühe riigi valitsus või mingid poliitikud näevad, et läbi Bitcoini ma saan eelise teiste poliitikute ees või teiste riikide ees. Ja võib-olla seda me ei näe avalikult veel praegu nagu, aga ma arvan, et seda ikkagi nagu nii-öelda salamisi ikkagi tehakse, pooldatakse. Aga siin on see nüanss, et keegi ei taha olla esimene, aga keegi ei taha ka viimane olla. keegi Bitcoiner kuskil Twitteris jagas mingit sellesama nagu mõtte lahti seletamiseks mingit videot, kus oli mingisugune, ma ei tea, välifestival vist kuskil, mingisugune muruplatsala ja siis mingi muusika kuskil käis ja siis kõigepealt hakkas mingisugune üks niisugune veidrik seal kuskil tantsima, on ju. Ja siis nagu ülikaua, vaadati nagu täitsa nagu sooda peast või mis nad tantsid, siis tuli teine vend, hakkas tantsima, on ju, siis vaatasid ka, et mis neil viga on. Ja siis mingi hetk nagu tulid nagu vennad juurde ja siis lõpuks oli nagu inimesed, kes ei tantsinud, tundsid ennast nagu üliimelikult. Ja siis see nagu võttis see nii hea oli seda nagu sotsiaaldünaamikat vaadata, on ju. Et keegi ei taha olla esimene, aga keegi viimane ka ei taha olla. Et see on see, ma tean küll, mis videos sa räägid, see on see mingi, mis see üritus oli? Mul ei tule kurat selle ürituse nimi meelde, aga jah, see on ja lahe, kus see vend läheb nii hullu energiaga lihtsalt peale, tantsib selle üksinda, et siis üks inimene tuleb juurde ja tavaliselt ongi see, et kui sul on üks, siis tuleb teine ja kui tuleb kolmas, siis juba tulevad ülejäänud ka. Aga selle juures oligi naljakas see, et see aeg, mis ta nagu alguses seal üksi ja kaks näitus oli päris pikk aeg või nagu inimesed vaatasid, mis viga nagu on. Et siis ongi, ja ma arvan ka, et tänapäeval võib-olla ka, et kui näiteks siin El Salvadoril näiteks hakkab väga hästi minema tänu Bitcoinile, et siis on ka see, et juba saab riikide tasemelt hakatakse vaatama, et võib-olla praegu vaadatakse El Salvadori kui seda veidrikku, kes seal üksinda tantsib, aga kui nähakse, et tal on ikkagi jube lõbus ja kogu aeg on nägu naerul ja kõik läheb hästi, siis vaadatakse, et midagi on ägedat, äkki peaks ühinema selle liikumisega, on ju, et see on, nii ta läheb, jah. Gradually then suddenly või kuidas see ütlus on, et absoluutselt. Yeah. Aga ma küsiks sellist küsimust, või sa tahtsid midagi küsida? Mis sinu arvates on kõige suurem risk Bitcoini juures? Et mis tema juures nagu võiks olla see, mis ta välja suretab või nagu, ütleme jah. Kui suretab? Kui suretab, jah. No, ma võib-olla pakuks esimese asjana võib-olla, kui tuleksid kvantarvutid, kuigi see teema on nagu nii siukene ümmargune ja keegi nagu täpselt ei tea, kui kaugele nad on arenenud, et justkui siis nagu igasugune turvalisus kaoks ära, aga lihtsalt lohutuseks võib öelda, et siis kaob kõik, siis on kõik internetipangad, kõik langevad, on ju. Et see on võib-olla siukene, mis võib olla, ma ei tea, aastates võib pakkuda, aga siuke kuskil kaugema tuleviku oht. Ma ei tea, mida teie näete, mis on võib-olla kõige siuke ohu? Põhimõtteliselt kullastandard. Või see sisuliselt läheb siin nagu selle rahatrükkini välja, et kui riigid lõpetavad igasuguse rahatrükkimise läbi võla ja pangad ja nad suudavad seda tõestada kogu maailmale, et nad seda tegema ei hakka, siis lihtsalt Bitcoini vajadus Bitcoini järele nagu langeks nii palju, et mitte kellele ei ole seda vaja. Aga siis ikkagi ma ei usu, et see ära kaob, sest ma ei usu, et näiteks mina või Silver või sina, et mõtleme nüüd, et okei, me nüüd usaldame riiki, me müüme Bitcoini maha kõik. Ja, et kui inimesed on selle vastutuse juba endale selgeks teinud, et nad võivad ise vastutada oma elu eest ja nad on ajaloost on nii palju näiteid, kuidas ikkagi seda usaldust kuritarvitab riik, on ju, et siis ega naljalt seda enam tagasi riik ei saa, et ma arvan ka, et see on nagu, et see faktor võib-olla päris välja ei sureta Bitcoini ja ma olen ka hästi palju sellele mõelnud ja ega väga head vastust ei tulegi endalgi, et jah, see kvantarvutite teema on ju, aga selle kohta ma olen jällegi ka näinud, et kus on see nii-öelda ümber lükatud, et ma usun, et kui tõesti tuleb mingi selline oht Bitcoinile, tehnoloogiline, mida saab seal on ju protokolli mingisuguse muudatusega muuta, et siis see otsus võetakse ikka kasutajate poolt pigem vastu, et see võrk säiliks. Et selliseid muudatusi kindlasti võetakse vastu, aga jah, ma ei kujuta ka ette, et see on ja ma olen ka uurinud neid võimalikke ohtusid ja samamoodi see kvantarvutite teema, väga-väga palju üle uurinud, aga midagi
ja siis ikkagi on üldiselt see meelsus, et noh, pigem ei ole oht, on enamuse nende nii-öelda oht. see on nagu Jeff Booth rääkis ka kuskil podcastis sellest, et ta alguses ka, kui ta Bitcoini kohta hakkas uurima, siis ta otsis ka kogu aeg seda, et nagu mis on see, miks ta ei tööta. Mida rohkem ta uuris, seda kindlamaks ta sai, et kurat, see töötab. et nagu, et kui ta algul nägi seda riski seal, et ma ei tea, 10% on see risk, et see võrk failib, siis tänaseks ta on jõudnud arvamusele, et see protsent on seal 0,1% võib-olla, et see võrk üldse failib nagu lõpuks, et mida rohkem sa tööd paned sisse, mida rohkem sa uurid, siis seda rohkem sa saad jällegi aru, et see läheb aina tugevamaks iga aastaga, see võrk samamoodi, et nagu, et see jah, võimalus, et miski selle välja suretab, on nagu tõesti väga väike, mulle tundub, ja noh, nagu interneti puhulgi, et ma arvan, et ega internetiga enam täna keegi naljalt kinni ei pane, et see lihtsalt töötab ja kuna see on lihtsalt nii kriitilise massi ületanud ja aga mis sul tulevikuvisioon muidu Bitcoini suhtes on näiteks, et ma ei tea, 50 aasta pärast, kus see asi välja võiks olla jõudnud? Ma ütlen ausalt, ma ei ole nii kaugele isegi julgenud mõelda, et pigem just olen siin lähituleviku mõtteid mõlgutanud, et ma ei tea, mina vaatangi võib-olla üks siuke halvingu tsükkel korraga, ehk siis 4 aastat. no jah, et ma tõesti, mul pole õrna aimugi, mis siis on maailmas. Jah, fikseeritud lõpparuga raha, seda ei ole maailmas varem olnud, nii et raske prognoosida. Ja noh, samas ta on mingis mõttes selline eksponentsiaalne tehnoloogia ka ja inimesed ei ole väga head mõtlemaks eksponentsiaalselt, et kuidas need asjad kasvavad ja kui kiiresti lõpuks see kasv tuleb. Et see on jah, selline filosoofiline küsimus, mida võib-olla õhtul piibu kõrval mõtled pikemalt ja pikemalt, aga... Ja pigem küll, ja noh, sa tõid välja, et okei, fikseeritud kogusega raha, aga isegi võib-olla tähtsam siin juures on raha, mille reegleid lihtsalt ei saa iseseisvalt muuta. Et tegelikult ju noh, inflatsioon iseenesest, kui see graafik on nagu kõigil on näha ja keegi seda muuta ei saa, siis noh, selles ei ole tegelikult midagi halba. Aga just kui see, et keegi nagu võib muuta reegleid mingitel tingimustel, aga keegi justkui ei saa, noh, see on see, mis nagu tõstab Bitcoini esile. Siin on veel selline küsimus, et kas Bitcoin võib olla inimajaloo kõige olulisem leiutis? Mis siis üks väitest arvad? Väga adekvaatne väide, ma kindlasti arvan, et miks ta ei võiks olla, et see on ikkagi lahendab väga palju nii-öelda fundamentaalseid probleeme ja see on niisugune suur väide loomulikult, on ju. Noh, ma ei tea, sa pead võtma, et kas ta on võib-olla suurem leiutis kui tuli või ma ei tea. Et see on ka selline juba väga nagu filosoofiline teema, aga kindlasti nagu võib nii-öelda tuua välja aspekte, miks ta võib olla, jah. Mina olen sellest niimoodi mõelnud, et kui vaatame raha ajalukku, siis mida rohkem raha, või noh, mida vähem raha luuakse, seda parem on inimeste elu järgi, seda kiirem on areng, tehnoloogia areng ja tsivilisatsiooni areng. Absoluutselt, jah. Et nagu ka see teema, et mida sai enne mainitud just, et sa tood majandusse 2,5 miljardit inimest kohe hetkega, kes enne olid majandusest ära lõigatud, nad ei saanud oma majanduse energiat anda maailmale, on ju. Ja see kõik ju haakub, siis toetabki seda sama, mis sina ütlesid, tsivilisatsiooni arengut, on ju. Et see on meeletu energia, mis on tegelikult olnud enne nii-öelda vaka taga, on ju. Jah, aga siin vaikselt hakkame lõpupoole ka triivima, selline huvitav küsimus, et kes on Satoshi Nakamoto? Klassikaline küsimus. Tead, see on üks, mul pole õrna aimu, kes on Satoshi, aga minu meelest on see üks Bitcoini ülisuur väärtus, et keegi ei tea, kes on Satoshi. Jaa, ma olen täiega nõus. Jaa, no see on tegelikult väga kõva väärtus, et see on samamoodi nagu, et kes on kulla omanik, kullal ei ole omanikku. Kes on Bitcoini omanik, tal ei ole omanikku. Ja see on ka näiteks, mis tõstab ta näiteks Ethereumist vägagi palju kõrgemale, on see, et Ethereumil, tahes tahtmata on see Vitaliku kultus nii suur, et igal pool, kui on mingi küsimus, siis kohe nii, mis Vitalik arvab, on ju. See ei peaks küsima, mis Vitalik arvab, avalik protokoll, on ju, et see, et Vitalik ta nagu leiutas, tore on ju, aga just see on tegelikult, mis tõstab Bitcoini ka nagu veel eriti esile, et ongi nagu rahva raha, on ju. Ja see, kui see nüüd Satoshi on ta elus või mitte, aga minu meelest on nagu geniaalne inimene just, mitte ainult selle koha, et ta on leiutanud selle protokolli, aga et ta on nagu mõelnud
nagu teadlikult jäänud nagu tahaplaanile. Ma ei kujuta ette, kui raske see võis tal olla, onju. Et ma arvan, et ta kindlasti nägi seda, et mis ohud sellega kaasnevad, kui tema isik on kuskil nagu teada, onju. Et ma arvan, et ta on väga-väga nutikas inimene, kahtlemata. Kusjuures ma olen ka natukene viimasel ajal seda uurinud ja mõelnud ja mul on väike teooria. et siuke tegelane oli olemas nagu Len Sussman. Sellest on ka alati, kui uuritakse, et kes Satoshi võis olla, siis pakutakse üheks teda. Ta oli ka hästi paljude erinevate krüptograafia projektide ja kõige sellega seotud ja ta kasutas hästi tihti erinevaid jaapanipäraseid nimesid, pseudonüüme, mida ta kasutas. Et muidugi tema vastu kõige rohkem räägib see fakt, et ta tegi 2011 aasta juulis vist tegi enesetapu. Aga aprill 2011 oli täpselt see aeg, kui Satoshi kirjutas, et liigub muudele asjadele, et ta jätab Bitcoini siia praegu. Ja siis öeldaksegi, et okei, et see vend tegi enesetapu, et kuidas ta sai 2014 tõestada, et, või kirjutada, et ta ei ole Dorian Satoshi Nakamoto, aga Len Sussman tegi tegelikult ka hästi palju koostööd Hal Finniga, keda on ka pakutud Bitcoini loojaks. Ja võib-olla mina ise väike teooria on see, et äkki nad koos olid selle asja projekti taga, sest et Hal Finni tegelikult suri 2014 august ära ja 2014, ma ei tea, kas juuni või kunagi sellisel ajal oli see moment, kui ta ütles, et või tuli see teade, et ma ei ole Dorian Nakamoto. Ja pärast seda on täielik vaikus olnud, et need mõlemad mehed on surnud ka tänaseks ja nii on tegelikult kõige kindlam seda asja ju, siis ei liigugi ükski Bitcoin enam sealt aadressilt mitte kuskile ja nii on kõige lihtsam ära kaduda, kui siin lihtsalt ei eksisteeri enam. See on väga huvitav teooria. Kui Hal Finni nagu elulugu vaadates, siis ta on ka olnud mulle kui selline üks võimalik prospekt nagu Satoshi kohta, kui tema osales kõige esimeses Bitcoini tehingus. Et seal on nagu nii palju neid fakte, mis räägivad selle kasuks, et äkki võis olla, et need kaks inimest olidki tegelikult selle taga või ütleme näiteks, kui Len Sussman selle lõi, et siis ta võib-olla jagas ka oma võtit veel enne lahkumist, jagas veel Hal Finniga. Võimalik küll, jah. Et kui hiljem midagi on vaja, et siis Hal saab midagi teha ja Hal surigi ära. Muidugi ma ei ole nii täpselt uurinud, ma ei tea, milline Hal Finni tervis üldse 2014 juunis oli, et kas ta oleks võimeline olnud seda ütlema, et ta ei ole Dorian Nakamoto, on ju. Aga Hal Finnil oli selline haigus, mis ta juba teadis, et ta surnud. Jah, seda küll. Et jah, et see on siukene väike teooria. Päris põnev. Aga võime nüüd need nimed ära unustada, tegelikult äkki üldse tulnukad tuli Bitcoini. Võis vabalt olla, või oli USA, ma ei tea, NSA või mõni selline 3 tähega agentuur. Aga see ei olegi tähtis, peaasi, et see toimib. Jaa, võtame seda kui ühte suurt kingitust. Ja kõige parem, et see on kõige suurem väärtus ka, et me ei saagi kunagi teada, kes see tegelikult oli. Jaa, see on väga suur väärtus. See on nagu lahe. Aga hakkame siis tõmbame otsad kokku. Ma küsin ühe siukse lihtsalt nendele kuulajatele, kellele hullult meeldib seda hinda järgida ja kõike seda, et viskad mõne hinnaprognoosiga õhku äkki, mingi 10 aasta või 4 aasta prognoosis või? Absoluutselt ei taha visata. No see on selline hästi tänamatu töö, et hinnast rääkides, kindlasti kui olete jälginud, on YouTube'is või kuskil arvamusliidrid ja nagu mainisin, minu jaoks on see 3. turutsükkel. Mäletan väga hästi, kui Bitcoin oli 2017 lõpp 20 000. Mis te arvate, mitu YouTuberit või influencerit ütles, et nii poisid, et aeg on nagu müüa, et siin on nagu lagi on käes või siis 2021, kui oli 69 000 on. Ilmselt mitte keegi. Ilmselt mitte keegi ja nii oligi, et see hinna ennustamine on siuke tänamatu töö, ma ei tahaks sinna minna, et see on üks asi. Siin on üks õige vastus, et kui euro või dollar saavad minna nulli, siis Bitcoin saab minna lõpmatuseni. Jah, kui see on just niipidi vaadates on võib-olla parem mõelda. See on võib-olla hea vastus selle küsimusele, jah. Peaks selle meelde jätma, kui küsib. Aga jaa, ma arvan, et tõmbame otsad kokku. Aitäh Madisele. Aitäh Madisele ja minge vaadake krypto.ee-s. Vaadake, mis Madis seal kirjutab. Ma tahtsin tegelikult seda küsida, ma just ennem kerisin seda lehte natuke, sa olid teinud postituse selle Apple'i ja Nostri taamuse kohta. Oled Nostris ka kasutaja? Olen, jah, taamuses. Ja mida ma näen ka, on põnev jälgida, kuidas Twitteris on väga paljud, aina rohkem panevad oma Twitteri profiili selle Nostri siis public key on, ja siis saab neid taamusest üles otsida. See sotsiaalmeedia teema on väga põnev, kuidas see detsentraliseeritud hakkab nagu lahti rulluma, et see tasub kindlasti jälgida.
see on äge. Eks sellest saab kunagi pikemalt rääkida, kui see tehnoloogia on veel kaugemale arenenud ja kutsume äkki su tagasi. Aga jaa, minge vaadake, võtke koolitust, Bitcoin Eesti 30 on sooduskood, saate 2 nädalat. 2 nädalat, saate 30 prossu, oli? Just, ei, 30 eurot. 30 eurot saab alla. Just, et koolituse omahind on 97 eurot, sellest siis Bitcoin Eesti 30 koodiga 30 eurot alla, natukene mugavamaks hind. Hästi. Aga jaa, et meil endiselt podcastil sponsoreid ei ole, et seega ostke meie raamatuid ja kusjuures mul tekkis e-poodi paar särki ka, et ja mingid 3D-set, et võib seda ka osta, et kui tahate toetada meid, et ootan, kuni tekib veel särke, ma tahaks ka. Jah, eks neid tooteid ja asju ja mõtteid mul on, mida kindlasti juurde tuleb. Aga jaa, täname Madist veel kord ja aitäh teile. Tänud kuulamast ja järgmise korrani.